tegelikult, kui me siin nüüd räägime sõpradest ja kõigest toredast, siis meil on Sigiga ka üks väga tore sõber ja tema on siin ja tema nimeks on Tom, nii et tule aga siia, Tom. Meil on sulle üks väikene kingitus ka, nii et tšau. See on küll väga suur üllatus. On jah. Kas sa sooviksid ka ise paari sõnaga rääkida Helpificust, et kuidas siis sina oled Helpifikuga olnud seotud ja ma tean, et sa oled lausa algusest peale olnud seotud ja väga suure panuse siia andnud? Ahah, selles mõttes, et Helpifikuga on jah põnev lugu, et ma läksin ka Garage 48-le, mis oli siis esimest korda siis 6 aastat tagasi selline Garage 48, kus pöörati tähelepanu siis sotsiaalsetele teemadele. Et enne oli ta kogu aeg selline IT-teemade värk ja ei olnud nagu põhjust sinna minna. Aga siis Keiu oli laval, nii-öelda Helpifiku ema, tegi väga kiire pitchi, ehk siis 30 sekundiga vuristas ette, mis kõik võiks olla teistmoodi. Ja et nüüd oleks selline platvorm, mida me siis hakkame arendama. Ja siis ma natuke jalutasin seal erinevate, peale pitchimist tuleb siis selline gruppide moodustamise aeg. Ja Helpifik oli kõige suurem grupp ja kus siis 48 tundi järjest mõeldi, et mis see prototüüp saab olema. Ja meid liikumispuudelisi oli seal 2, mina ja Jüri, ja me andsime ka päris suure panuse selle 48 tunni jooksul ja umbes 2 aastat veel või 3. Ja siis meie teed läksid lahku. Aga Helpifiku kasutaja olen ma tegelikult olnud kogu aeg, et minu jaoks Helpifik töötab. Tänagi otsin seal endale isiklikku abistajat, väga raske töö on see, sest ta peab tulema hommikul kell 7. Aga mul on hea meel, et juba homme kohtun inimesega, kes on valmis käima ja minu igapäevategevustes aitama, nii et ilma Helpifikuta oleks see oluliselt keerulisem. Jah, nii et inimesed olge julged abi küsima. Ja kui tohib, ma korraga tuletan meelde, et kõik vaatajad saavad ka registreerida ennast Helpifiku platvormile, teha sinna enda profiili ja valida, et kas te siis soovite abistada või vajate milleski abi. Nii et kasutage julgelt. Just, et ärge hoidke tagasi ja julgelt kirjutage ja tead. Kõige olulisema asja me unustasime ära. Ma ütlen kõige olulisema. Kui te soovite annetada, siis tehke seda ja ka ekraanil peaks olema näha, siis link, kus te saate seda teha. Ja siis natukene siis vähem formaalsema poole pealt, siis tahtsime anda Tomile ühe kingituse, kuna julgelt niimoodi nimetaksin sind meie fänniks, kui tohib. Olen teie fänn. Yes, meil on üks fänn. Just. Ja meil siis nimelt valmisid just T-särgid, mida veel mitte kellelgi ei ole. Minul siin nüüd üks on seljas. Väga hästi sobib. Aitäh sulle ja teine, ma loodan, et sulle meeldib see ja et sa oled T-särgi mees. Ma olen T-särgi mees. On siukene särk ja see on siis midagi, millega saab niimoodi ringi hängida. Väga hea T-särk ja bokserid on kodukontoris asendama. Suurepärane. Just nii, suur aitäh!